kui ühtepidi ei saa, siis saab teistpidi. Et Sandra, aga Sandra on meil sees. Ja peaks olema. Tulevad järjest juba. Järjest tulevad. Luule tahab ka tulla. Kõik võivad tulla, kellel jagage seda linki nii palju, see on täna avalik üritus ja kõik saavad tulla, kes tahavad. Pärast vaatame, kuidas saab seda Facebookis, minul live jookseb, aga millegi pärast Facebook ei lase seda avalikult jagada. Miires, kas sa panid sõpruskonda või ei pannud? Panin. Okay. Aga ma ei näe. Okay. Nii, ma teen, otsin ruttu üles Sandra ja teen Sandra, kus sa mul oled? Ma teen sinu hostiks, palun hakka inimesi vastu võtma ja hakka palun inimesi vastu võtma, et siis me saame vähehaaval alustada ja sina tegeled tehniliste asjadega meil. Aitäh. Meie siis saamegi alustada, et kes veel tahab, võib seda linki oma lehe peal ja oma tuttavatega jagada, et see on praegu lihtsalt see teine võimalus, kuidas seda laivi siis teha. Et kes Sandra jaga seda siis ka minu jaoks, et nagu me ütlesin enne, mida te kuulnud, et see on meie esimene kord teha laivi. Ei õnnestunud laivi teha, aga üritus ikkagi ära ei jää. Et esmakordne selles suhtes, et me ei ole niimoodi doTERRast rääkinud, nagu me täna üritame siis rääkida. Ja keda ma siis endaga laivi kutsusin, on minu jaoks kaks nii erilist, andekat ja fantastilist, abivalmis ja tarka naist. Ja meil kõigil, mis meid kolme ühendab, on meie ühine kirg ja selleks on doTERRA. Et natukene ma räägin endast, et kes mind veel ei tea, siis minu nimi on Anu Int. Töötan ma mikrobioloogia laboris bioanalüütikuna. Olen massöör, Aromatouchi ja Symphony of the Cells tehnik ja ka Access Barsi praktik. Mulle lihtsalt meeldib inimestega suhelda ja neid ka vajadusel aidata. Teen ka eterlike õlide töötubasid, eterlike õlide koolitusi ja palju muid huvitavaid asju veel. Aga nüüd ma tutvustan ka siis oma külalisi, kes veel neid ei tunne. Et alustaks Amirast ehk Kersti Tennisest. Amira on see imeline naine, kes tuli aastaid tagasi Ameerikast koju käima ja tutvustas oma sõbrannale doTERRA eterlikke õlisid. Kuidas need toimivad ja kuidas ühe tilga eterliku õli nuusutamine võib jälle päikese välja tuua ning silma särama panna. Et nii sündiski meie väike kogukond, mis enam tegelikult polegi nii väga väike. Ja teine külaline on meil Margit Kukk ja ma nimetaksin teda meie doTERRA maapealseks ingliks, kes alati aitab, kes on alati toeks, kes vahel vastab ka sellisel kellaajal, kus inimesed magavad. Ta toob välja väga raskest olukorrast, räägin enda kogemustest. Ta koolitab, ta tõlgib meile materjali eesti keelde. Ja doTERRast on saanud Amirale ja Margitile ka täiskohaga tööks. Ja kuidas saab meie elu veel parem olla, kui meie kirg, hobi ja töö langevad kõik kokku. Et armsad naised, et äkki te soovite veel enda kohta midagi lisaks öelda, millega te tegelete, sest et
ma tean, Amira, et sinul on hästi palju erinevaid ägedaid asju veel, millega sa tegeled, et äkki sa tutvustad ennast veel natuke lähemalt. Tere, kas ma olen kuulda? Väga hea. Teate, see on puhas rõõm. Mina olen tõepoolest üks nendest, et ma pean iga päev ärkama ja nii-öelda ennast näpistama, et ikka olla päris kindel, et see ongi minu elu. Sellepärast, et mõnikord unistused nii-öelda lähevadki täide ja sa tõepoolest saad olla ja teha ja tunda ennast sellena, kellena sa tegelikult tahad olla. Ja ma olen küll tõesti proovinud ka mitut asja loomulikult oma elus, aga ongi, et kõik need asjad, millega ma olen tegelenud, on tõepoolest mul tulevad südamest ja hingest. Ja nagu teate, üks osa minust on, ma olen tantsija, see ei kao mitte kuskile. Tants on endiselt väga suur osa minu identiteedist ja sellest, kes ma olen. Aga minus on see teine pool, see nii-öelda see sisemine arst, see kelleks ma olen alati tahtnud nagu saada. Ja ma tegin elus sellise suure lükke, et ma tegelikult ka loobusin nii-öelda meditsiinidoktori kraadist teadlikult selleks, et ma tegelikult saaksin inimestele õpetada sellist arstiteadust, mida mina pean, et mis resoneerub loodusega, mis läheb kokku. Ja teate, ma ei oleks kunagi oodanud ega lootnud sellist niisugust vastuvõttu, tagasisidet, sellist huvi, sellist usaldust selle vastu, mida ma teen. Et ma olen tõeliselt õnnistatud olukorras ja tõepoolest kõik teie, kes te olete minu ümber, Anu ja Margit loomulikult ja need inimesed, kes mul tänu sellele on minu teele nagu tulnud, seda ma ei oskagi kirjeldada. Ma ei teagi, mis ma ilma teieta teeks. Võib-olla ma siinkohal lõpetan enda tutvustusega. Aitäh. Margit, sinu kätte läheb sõna. Ja tere, mina olen Margit ja ega mul ei ole pikalt nagu midagi tutvustada, et mul ei ole ühtegi sellist kõrget haridust, aga mul on elukogemusi ja selles mõttes mul on neid päris palju ja päris erinevaid. Ja mulle meeldib alati mõelda seda, et kõik ei ole väga kerged elukogemused olnud, et iga asi, mis mu ellu on tulnud selleks, et teisi inimesi mõista. Et mina olen mina. Anu, võta ma mikker maha, kui seda ei ole. Võtangi oma mikri maha. Seda ongi nii armas kuulda, et tegelikult me olemegi lihast ja luust naised, emotsioonid ja kui asi sulle nii meeldib, siis vahel ongi see, et see kõnetabki meid nii, et me käitumegi nii, nagu me täpselt täna käitume, me olemegi need, kes me oleme. Koostasin tegelikult siis tänaseks hulga küsimusi ja vaatame siis, kuidas naised mulle vastavad. Ja nüüd on see, et kirjutage siia chatti, kui teil on mõned küsimused ja selle laivi lõpus siis proovime nendele küsimustele ka vastata. Amira, esimene küsimus tuleb sulle. Et kuidas sa leidsid tee doTERRA eeterlike õlide juurde ja miks just doTERRA eeterlikud õlid? Et eeterlikke õlisid on ju maailmas nii palju. Suur tänu selle küsimuse eest. See on siis see küsimus, mida ma saan hästi palju ja millele ma meeleldi vastan iga kord, sellepärast, et just nimelt see, kuidas me millenigi jõuame, on äärmiselt oluline, ma leian, meil elus. Mina olen hariduselt meedik, mul on hästi mitmekülgset meditsiinilist haridust, ma olen seda meditsiiniasse õppinud ühtekokku üle 20 aasta. Aga mul endal juhtus selline lugu elus, et mind ühel hetkel nagu tavameditsiin või nagu vedas alt natukene. Mul oli väga-väga raske krooniline selline olukord, tervisega, millele siis nagu arstid ei suutnud lahendust leida. Ja ma läbi inforägastiku leidsin, holistilise meditsiini ja paar tilka eeterlikku õli reaalselt
muutsid täielikult minu elu. Ma sain lahti nii ravimitest kui ka pikapeale sellest kohutavast konditsioonist, mis mul oli, eks ole ju, et selles mõttes ma nagu tundsin ka, et kuna ma olin ise meditsiinikooli lõpetanud ja ma tundsin ka, et nagu mind oli natuke petetud, et mitte keegi ei olnud mulle eterlikest õlidest varem rääkinud ja sellest nagu, mida nad teevad. Aga muidugi siis ma sattusin jälle teistsugusesse meeleheitesse pärast seda, kui ma sain aru, et eterlikel õlidel on selline jõud ja vägi, ma hakkasin nende kohta uurima ja siis ma jõudsin jälle sellisesse punkti, kus ma leidsin, et suurem osa eterlikke õlisid müüakse poodides või kuskil, need ei olegi päris eterlikud õlid. Need on umbes nii nagu, eks ole, ja keegi võib ka, ütleme, eks ole, konjaki pudelisse valada limonaadi ja selle maha müüa, eks ole, siis tegelikult tuligi välja, et täpselt niimoodi nagu annab võltsida, järele teha, odavalt toota, kõiki muid asju maailmas, niimoodi annab seda ka teha eterlike õlidega. Ja minu missiooniks sai, et mina leian maailma kõige puhtamad eterlikud õlid või ma hakkan neid ise tootma, sest ma olin nii meeleheitel, et ma mõtlesin, et ma pean nad üles leidma. Ja siis ma valisin välja 3 kõige kõvemat tegijat eterlike õlide maailmas ja ma olin väga-väga skeptiline ja ma hakkasin neid võrdlema. Ma võrdlesin nende missioonitunnetust, kuidas nad maailmas asju ajavad, nende turu, eks ole, selliste turu populaarsust. Ma uurisin nende tagasisidet, nende teaduslikku tausta ja kõiki selliseid asju ja mida rohkem ma vaatasin, mida rohkem ma uurisin, seda rohkem jäi doTERRA sõelale. Nad jäid sõelale pidevalt ja teised jäid nii-öelda kogu aeg pika puuga maha, sest mida teised ei suutnud saavutada doTERRAga võrreldes oli see, et see testimine ja puhtus ja see doTERRA garantii sellele puhtusele oli see, mida teised tegelikult ei suutnud nii-öelda tuvastada minu jaoks või nagu mulle tõestada. Ja sellest ma valisingi doTERRA ja tuleb välja, et ma tegin väga õige valiku, sest endiselt ei ole maailmas sellist firmat nagu doTERRA, kes toodab oma õlisid niimoodi, nagu nad seda teevad. Ja võt selline on minu väga lühidalt see jutt sellest, kuidas moodi mina leidsin oma tee doTERRA eterlike õlideni ja minu elu pole sellest hetkest enam see sama, mis ta oli. Margit, aga kuidas sina jõudsid? No, ma vahepeal nüüd kosusin või leidsin endale abilise, ma kasutasin Adaptive õli ja näete, ma olengi hoopis teine kui enne. Ühesõnaga, mis siis juhtus, oli see, et minu see sõbranna, kes Ameerikast tuli, kes mulle eterlikke õlisid tutvustas, on siis seesama meie Kersti Amira, eks ju. Ja ta jõudis nende õlidega minu koju hetkel, kus ma olin emotsionaalselt üsna keerulises seisus. Ja täpselt sel hetkel, kui ta meile tuli, oli meil ka üks füüsiline probleem. Laps oli käe ära kõrvetanud ja Amira pakkus mulle midagi oma kotist, mida ta oli just ennem Ameerikast tulekut endale soetanud. Ja ta ütles, et ma ei tea neist palju midagi, aga ma tean, et kui midagi on vaja ja sa ei tea, mida kasutada, kasuta frankincense'i ehk siis viirukipuuõli. Ja kuna mu laps oli käe ära kõrvetanud, siis oli see õli, mida me kasutasime. Ja miks mina valisin doTERRA oligi siis see, et ma olin ju enne ka eterlikke õlisid nuusutanud või kasutanud mingil määral. Eks me ikka teame, et sauna käib eukalüpt ja mõnusa rahustava lõhna annab lavendel on ju. Aga need eterliku õli pudelid ei leidnud kasutust. Ma olin nad koju ära ostnud, aga nad jäid lihtsalt seisma. Aga see, kui Amira tilgutas mulle väiksesse topsikusse kookosrasva peale paar tilka frankincense'i ehk viirukipuuõli, sellest piisas mind ära tinnistada. Ma aasta aega ma mõtlesin kogu aeg pidevalt nende õlide peale, nad ei läinud nagu minu ajust minema. Üks asi on see, et tore mõelda, et ahah, mina valisin need eterlikud õlid oma ellu, aga tegelikult ma arvan, et on see vastupidi, et nemad valivad meid ära. Ja siis kas me siis reageerime neile või mitte, on ju. Ja üsna tihti võib olla ka see, et me ei tunne kohe ära, et see on see, mida ma tahan oma ellu valida, et läheb nagu mingisugunegi periood mööda, aga kui sa tegelikult oled doTERRA eterlike õlide lõhna tundnud, siis
nad tinistavad su ikka üsna pea ära, sest nad on nii tõelised, nad on nii päris. Seal ei ole nagu mingisugust sellist tehisolemust. Ja kuna nad on nii päris ja kui meiega oleme nii päris, siis nad haakuvadki meiega palju lihtsamalt ja nad saavad meid aidata inimestena palju paremini, sest me oleme ühest kohast loodud. Et see oli siis minu tee, miks mina siis selle doTERRA valisin. Aga Anu läks meil praegu pildiga eest ära. Ma korra läksin pildiga ära. Kuidas mina sattusin eeterlike õlimaailma on see, et mina olen teist tegelikult kõige vähem olnud doTERRAkas ja mina tutvusin doTERRA eeterlike õlidega kuskil 4 aastat tagasi. Kuid ma teadsin, et need eeterlikud õlid ei ole minu jaoks ja miks mul oli selline jäik seisukoht, siis sellepärast, et 25 aastat tagasi õppisin ma aroomateraapiat ja hakkasin siis katsetama neid õlisid, sest et see oli kõik põnev, mis ma õppisin ja mulle see väga meeldis. Aga siis ma hakkasin saama tagasilööke, millega ükski massöör ei taha kokku puutuda. Küll ma otsisin samamoodi parimaid, puhtamaid õlisid, kuid isegi ma tellisin ühe korra Ameerikast kuskilt netipoest endale eeterlikke õlisid, kuid see katsetus lõppes täpselt samamoodi nagu nendega, mis ma Eestist olin saanud. Ja tegelikult ütleme, et kui sa ei tea eeterlikest õlidest ja sellest kvaliteedist mitte midagi, siis ilmselgelt lähed sa looduspoodi või apteeki ja sa usudki selle müüja juttu, et ta ongi 100% puhas, sest see müüja räägib seda juttu, mida talle on räägitud. Et tegelikult on väga raske siin turul orienteeruda. Ja 2018 kevadel kutsuti mind järjekordsele doTERRA tutvustusõhtule. Õnneks oli mul tollel õhtul täiesti vaba õhtu ja ma läksin sinna ja seda viiski siis läbi Margit. Ja ta puudutas just neid teemasid, mis mind kõnetasid. Ja määravaks sai see, kui ta rääkis, kuidas neid õlisid ja doTERRA tooteid kontrollitakse ja testitakse ja see kõik avalikult on kirjas, siis minu jaoks oli see nii oluline ja minule andis see nagu julguse, et need on puhtad. Ega ma algul ikkagi ei uskunud, sest et doTERRAkad teavad, et mina olen kõige suurem skeptik ja ega nendel õlidel ei ole minuga kerge olnud, et ma olen neid nii palju testinud oma laboris ja neid kontrollinud, aga siiamaani ei ole nad mind kordagi alt vedanud. Et see oli nagu minu lugu. Aga järgmine küsimus, et mis on sinu elus muutunud sellest ajast, kui sa valisid olla doTERRAkas? Margit, alusta sina. Unmute. Ühesõnaga, algus oli hea naeratus, et mis siis on muutunud, et võiks öelda, et mis ei ole muutunud. doTERRA konto ma lõin siis aasta 2014, eks ju, olles tol hetkel, nagu ma juba ütlesin, niisuguses emotsionaalselt väga keerulises kohas. Ja mis siis hakkas muutuma, oli see, et mis ma arvan, just tagantjärgi nagu mõeldes ja teades, et eeterlikel õlidel on kõrged vibratsioonid, eks ju, ja nad on hästi toetavad, siis mulle tundub, et mis toimuma hakkas, oli see, et nad avasid minu või tegid minu nähtavaks maailmale. Kui ma olin 7 aastat olnud kodune lastega ja minu kuu sissetulek oli 39 € laste toetusraha, siis kui ma hakkasin eeterlikke õlisid kasutama, siis kõik muutus. Mulle tuli tööpakkumine. Ma sain tööle, ma sain kodust välja, sain suhtlema. Hästi palju muutus mu, kuidas ma ütlen, tänulikkus tuli mu ellu hästi palju. Ja ma arvan, et see tänulikkus on üks võlusõna,
mis muudabki inimesi kõvasti, on ju, ja kui sa saad aru, et sa kasutad õlisid, mis on nii puhtad ja nii head ja sinu elus hakkavad muutused toimuma, siis see oli kõik üks suur voolamine. Ja siis ma tegingi paar aastat seda 2 tööd kõrvuti, on ju, aga mingi hetk ma sain aru, et see ei ole enam võimalik ennast 2 kohas nagu täielikult rihmaks tõmmata, on ju, ja ma pidin mingi hetk tegema selle kardinaalse otsuse, et kas üks või teine, ja see oli hästi raske, sellepärast et see töökoht, kuhu ma sain tänu sellele situatsioonile, et eeterlikud olid ikkagi, avardasid mu maailma ja tõid mind sellest protsessist nagu välja. See töökoht, kus ma olin tolleks hetkeks, oli väga meeldiv. Mu seltskond oli tohutult tore ja see otsus sealt ära tulla oli väga raske. Aga ma teadsin, et doTERRA on see, millega ma jõuan kaugemale ja mis on minu hobi ja mis on minu elustiil. Et nagu sa ennem ütlesid, Kanu, et mis saab veel parem olla, kui sinu hobi ja töö on üks ja sama, eks ju, siis täpselt see ongi minu elus see, et ma teengi seda, mis mulle meeldib teha, on ju. Ja kui ma ennem ütlesin ka, et ma olen läbi elanud asju, mis on mind õpetanud, siis nüüd tehes seda tööd ongi, ma saan inimestest aru, ma mõistan neid, ma samastun nendega ja ma saan leida neile toetust ja abi, kui vaja on, eks ju. Ja mis veel muutunud on see, et teatud osa kapist ei sisalda asju, mis meil varem oli. Saate aru ise ka, mis seal enam ei ole, eks ju. Et riiulil on mul puhtad eeterlikud õlid, vitamiinid ja need kindlasti on muutunud meie pere füüsilist olemist. Emotsionaalsest ma üldse ei hakka praegu hetkel rääkima, sellest räägime pärastpoole, kus on meil üks vaukogemus, mis on su üks küsimustest, on ju. Nii et igati, absoluutselt, ta on muutnud minu vaimset tervist, ta on muutnud minu füüsilist tervist, ta on muutnud kõike, finantsilist tervist. Nii, aga. On ju. Aga Amira, kuidas see sinu elu on muutnud? Nii, kust ma alustan? Sellega on niimoodi, et vaata, nagu ma enne mainisin ka, et tegelikult ma südamest olen arst, eks ole. Ma olen alati tegelikult arvanud, et mul on kõik eeldused tegelikult arstiks nagu olemas, eks ole, et ma olen piisavalt, eks ole, empaatiline ja ma arvan, et ma olen piisavalt tark ja eks ole, teadlik, et ma võiksin seda tööd väga hästi teha, aga miks ma siis ikkagi loobusin, oligi see, et minu jaoks arst kui või meditsiin kui teadus on väga Amira, friisisid kinni. See süsteem läheneb inimesele kui tervikule. Võt see oli see, mis minuga nagu üldse kokku ei läinud. Et selles mõttes, kui ma tookord loobusin sellest arsti teaduskonnast ja ma sain aru, et mul ei ole mõtet arstiks hakata, siis tegelikult oli see samuti minu jaoks väga raske otsus, sest mingi osa minus nagu natuke murdus. Aga ma olin siis ka veel hästi noor ja mul oli parasjagu, ma elasin Las Vegases ja minu tantsija karjäär võttis täielikult üle, nii et ma mõtlesin, no mis seal ikka siis, ma ei hakka arstiks, ma hakkan hoopis tantsijaks, on ju, ja kõik oli selles mõttes nagu suurepärane. Ja loomulikult minus kripeldas pidevalt edasi see tunne, et aga mis nüüd minu sellest suurest ravitseja ravija kutsest siis saab, sest ma pidevalt nagu tahtsin seda edasi teha. Ja see oli siis see hetk, kui mina ongi, et mul oli see suur tervisekriis endal, ma olin enda jaoks abi saanud ja ma nagu mõtlesin, et ju siis vaevalt, et kedagi teisse nagu huvitab, et keda see nõiavärk ikka huvitab, eks ju. Ma olin ka ise kuidagi sellisel seisukohal, et arvatavasti ma olen üks väheseid, keda see eeterlikõli maailm nagu huvitab. Ja siis oli selline väga konkreetne, vaata see hetk, mis meil on, kui meil läheb see pirn põlema nii-öelda, te olete seda hetke tundnud oma elus, et just ting on ju käib täielikult. Et see oli täpselt nii, et ma pidin last viima kuskile tundi, eks ole, ja see õpetaja helistab, ütleb, teate, et me oleme kõik haiged ja köhime ja oleme haiged, et ärge tulge, et meil on, eks ole, gripp või viirus on, eks ole, siis oli aasta, eks ole, 2014 või 13 on ju, ja mina siis ütlen talle selle peale ka, et kuule,
et tead, et mul on siin mingid õlid kodus, et ma tulen läbi, et ma tulen toon sulle, et äkki saad nendest abi. Ja tema veel ütleb mulle, et ära tule, et me köhime sulle ja sa jääd ise ka haigeks ja ma olin täiesti veendunud, ma olin OnGuardi juba kasutanud, ma ütlesin ära karda, et mul on relv kaasas, mul on, eks ole, see kilp on ees, OnGuardi kilp on mul kaasas, et see pea absoluutselt minu pärast kartma. Ja ma läksingi sinna ja ma viisin talle, ma mäletan, piparmünti ja sidrunid ja ma panin talle oreganot keele peale suhu otse, sest ma ei teadnud, kuidas kasutada õlisid. Ja tead, ja see oli, eks ole, ja siis ühesõnaga ma andsin talle mis iganes kõike ja ma mõtlesin ka, et no täitsa lõpp sellest oreganost oli tal hästi suke karm kogemus ja mõtlesin, et no hea küll, ma läksin koju ja tead, mis juhtus järgmine päev oli see, et ta helistas mulle ja ütles, mis sa tegid, mis asi see oli? Me ei köhinud terve öö, meil on nii palju parem olla, meil on nagu terve pere ja tunneb ennast tunduvalt paremini, mis asi see oli. Ja ma ütlesin, kuule, et ega mina ka täpselt ei tea, mis nad on, et tule esmaspäeval tundi, et meil on tund. Ja tema reaalselt ütleb mulle, et ma ei saa esmaspäevani oodata, mul on kohe vaja. Ja niimoodi ta reaalselt mulle ütleski. Ja vot siis mul endal vajus nagu suu lahti ja ma ütlesin, et täitsa lõpp. Et äkki see ongi see lamp või see pirn, mida mulle vaja oli, sest inimestel on seda vaja. Ja edasi kerides, ja sealt loomulikult läkski edasi, et ma nagu otsustasin hakata vaatama ka sellesse, kuidas ma saan hakata neid nagu jagama, kuidas ma saan inimeste elusid õnnistada nende õlidega, kuidas ma saan samasuguseid lugusid, sest ma tead, selliste lugudega sa muutud nagu nii-öelda sõltuvusse nendest. Sulle meeldib neid kuulda, see on kõige parem palk, mida sa saad selle töö eest. Aga mul on ka reaalselt inimesi, kes on mulle niimoodi ütlenud, et kes sa õige arvad, et sa oled, et sa seda ei jaga, mis õigusega sa seda infot endale hoiad. Seda, kes sa siuke oled, on ju, ja siis mul oli ka suuvajus laiali. See on jumala õige, et me peame, et see ongi see, et mõni ütleb ju meile, et see kõik on jama, teine ütleb, aga miks sa meile ei räägi, on ju. Me peame alati leidma selle oma karbi pliiatsi, eks ju. Absoluutselt. Ja vot niimoodi ongi minu elu muutunud ja praeguseks on see minu elu, just nagu sa ütlesid, see on minu täiskohaga töö ja ma ei oskaks midagi paremat endale nagu soovida. Ma tegelikult saangi olla täpselt see nii-öelda, ma ei tohi ennast küll arstiks nimetada, aga saate aru küll jutumärkides, ma olen täpselt see arst, kes ma alati olen tahtnud olla. Nii et. See on nii naljakas, vaata see Kersti ongi see, et meil mõlemal on meditsiiniline taust, eks ju. Minu eluunistus oli kunagi saada kirurgiks, ma tahtsin saada ortopeediks, eks ju. Aga siis mulle tehti selgeks, et naisortopeede pole olemas sellel ajal, kui mina tahtsin õppida, et naised lõikavad ainult pimesooli ja teevad seda tööd, mida mehed teha ei taha. Ja siis mõtlesin, sorry. Minu loomusega see kokku ei lähe, et mul ei lasta seda teha, mida ma ei taha ja siis mõtlesin, et olgu, et siis ma lähen parem medkooli ja ma olen nagu väga rahul selle valikuga, aga hetkel ma tunnen, et nende eeterlike õlide ja nende oskustega, mis ma olen nagu, ma saan tunduvalt rohkem inimesi aidata, oma peret aidata, sest näiteks mis minu elus on muutunud, ma võiks öelda tegelikult, et mitte ainult minu elus, vaid meie pere elus on see, et kui meil vanasti abikaasaga läks 600 milligrammist ibuprofeeni nagu maiust, et 100 purk läks 1,5 kuu peale, mis on ikka väga karm kogus, eks ju, siis nüüd ma ütlen, et kui ma olen doTERRAkas, on mul läinud võib-olla ainult 4 tabletti, siis see ongi nagu minu jaoks nagu kõige suurem tänu, et ma ei pea seda keemiat endale nii palju sisse ajama, et ma saangi loodusest, nagu puhtast loodusest abi, sest et jah, ma olen oma retseptiravimitele keeranud selles suhtes, et mitte keeranud selja, vaid mul pole vaja, sest ma oskan enda keha toetada teistmoodi ja aidata, ja ma olen sellega väga-väga rahul. Aga kui me räägime siin igasugustest, et kuidas meie elu on muutnud, aga mis on see viimane vau-moment, mida need eeterlikud õlid sulle pakkusid just viimasel ajal? Amira, alusta sina, sul on üks selline huvitav lugu. Neid väikeseid lugusid on nagu hästi-hästi palju iga päev,
aga tõepoolest ütleme, et ma võin rääkida võib-olla sellise emotsionaalsema või sellise drastilisema loo, siis võib-olla paljud teist teavad, eks ole, et aasta tagasi ma elasin läbi väga suure kaotuse, mis tõi mu ellu väga suure ka muutuse, eks ole, tänu sellele ma kolisingi Eestisse, et ma kaotasin oma kalli abikaasa, ta suri väga-väga ootamatult ja see oli, nagu võite isegi arvata, see oli väga suur šokk. Ja võite ka, see lööb igat pidi sul elu pahupidi, see lööb sul jalad alt, tead isegi, mis, eks ole, inimesel, mis sellel hetkel nagu kõik toimub, on ju, ja samas ma nägingi, et inimesed küsivad minu käest, et kuidas sa suudad olla nii nagu kaine ja ratsionaalne ja kuidas sa suudad hakata tegelema sellega, et sa pakid oma 21 aastat elu Ameerikas kokku ja hakkad kolimise peale mõtlema ja kuidas sa nagu suudad olla, sest inimesed nagu arvasid ongi, et ma nagu reaalselt kukun pikali ja nutan ja vajan abi kogu aeg ja võib-olla see ongi, kuidas inimesed käituvad või ma ei oska ütelda, eks ole, igaüks loomulikult tegeleb ka leinaga nagu erinevalt. Aga mina võin teile öelda, et kohe kindlalt üks asi, mis mind aitas ja ilma milleta ma poleks seda protsessil võib-olla niimoodi suutnud läbi teha, see oli Adaptive'i õli. Ja võib-olla keegi kuulas minu seda Adaptive'i kohta, kunagi ma tegin ka sellise hariva, eks ole, sellise video ja seal ma väga selgelt räägin ära, kuidas moodi Adaptive on niimoodi koostatud, et ta mõjutab meie serotoniini, eks ole, tootmist organismis ja nagu te teate, serotoniini on see, mis, eks ole, hoiab meid, eks ole, nii-öelda õnnelikkuse tasemel, eks ole, et ma ei hakka pikalt sellesse uuesti laskuma, sa võid selle video alati uuesti üle vaadata, on ju. Aga Adaptive oli see, mis ma arvan, mis suutis minul hoida juured maas ja sellest enam-vähem normaalsena välja tulla. Et ma olen väga-väga tänulik sellele Adaptive õlile ja nendele maandavatele õlidele üleüldse. Aitäh. Margit, kusjuures vahele segan, et mina kasutasin ka täna Adaptive'it, sest et närv oli sees, kuidas välja tuleb, kuidas me tehtud saame, et Adaptive on minu jaoks ka selline tõsiselt hea sõber. Aga Margit, räägi oma vau. Ja neid vau kogemusi on tegelikult ju hästi palju, on ju, et selliseid pisikesi vausid on kogu aeg, eks. Et see, kui sul on õhtul külmatunne või sul on kangekaelsus või ma ei tea, selja oled ära tõmmanud või sul on vaja minna maad kaevama ja sa tahad olla ette valmistunud selleks, et sul pärast ei oleks mingisugust kohutavat, ma ei tea, kanget selga on ju, või valutavat selga on ju, siis neid vausid on kogu aeg. Aga minu jaoks oli nagu kõige siuksem vaum eelmisel aastal, see ei ole päris nii recent, on ju, päris nii hiljuti, aga see oli lihtsalt nii selline tunne, et mis pani mõtlema, et kuidas küll taimed nagu suudavad lihtsalt nagu seina tekitada. Ühesõnaga case oli selline, et ma sain haiget, ma lasin endale haiget teha ja mul oli vaja andeks anda endale ja sellele inimesele. Ja endaks anda sellepärast endale, et kuidas ma lasin endale haiget teha, et mis mõttes on ju. Ja siis on olemas siuke tore õli, mille nimi on Forgive. Ja ma läksin oma õe juurde massaažile või ravile. Ja me panime siis, ta küsis, mis õli me kasutame ja siis mulle meeldis see mõte, et võiks Forgive'i proovida. Ja ütleme, et 20 minutit hiljem, kui selle õliga protseduur oli läbi, siis seda valukohta, kus ma olin haiget saanud, seda ei eksisteerinud. Ma ei olnud võimeline nagu sinna minevikku vaatama, seda kohta tundma, mis mulle haiget tegi. See oli läinud. Et see tekitas sellise tunde tõesti, et appikene, milleks need taimed on võimelised. Need konkreetselt, see oli konkreetne üks õli, see oli nimega andestamine, forgive on ju. Ja ma olingi andeks andnud. See protsess, mis võiks olla näiteks psühholoogi juures käies, pikk ja siuke, sa tood selle nagu sündmuse üles, sa räägid sellest, on ju, kuni see saab välja räägitud, on ju.
aga nüüd piisas selleks, et see õli kanti minu seljale, minu jalgadele, minu kätele ja oligi läbi, unustatud. Et noh, ma arvan, et see on piisavalt sihuke vau, et paneb nii mõnegi mõtlema. Ja võib-olla soovib proovida, eks ju ka, et kas nende jaoks ka need õlid samamoodi võivad kõnetada. Need on nii ägedad lood, mis te praegu rääkisite ja kui ma seda praegu kuulasin, siis mul tuli meelde see enda suhtumine algul nende õlide võimsusesse just nimelt siis, kui sa paned selle difuusorisse või sa nagu nuusutad. Kui ma nagu ei olnud veel doTERRAkas ja meil naised töö juurde panid difuusori huugama, siis mina andsin hinnangu, noh, see on selline eputrilla värk, sest minu jaoks oli see võõras ja ma ei uskunud, et see asi töötab. Aga vot see ongi see, et kui sa üks kord elus saad seda ise omal nahal nagu kogeda, siis sa saad aru, mida see tähendab. Kui lihtsalt on sul võimalik saada endale jalad alla. Näiteks kui sul on raske kollektiiv. Ütleme, et mitte ainult raske kollektiiv, vaid see, et kui sul on natukene pinged õhus, siis meil töö juures käib adaptive ringi. Ja me jagame seda sellepärast, need, kes on nõus seda jagama, sest et mõnedele need haisud kohe üldse ei meeldi. Mulle ei meeldi suitsuhais ka, et siin ongi need valikud, aga adaptive on see, mis toob su lihtsalt nagu maa peale, et see on nagu nii äge. Aga kuna teie rääksite nii ägedad ja nii suured ja võimsad need vaud ära, siis mina räägin just nimelt hästi lihtsad ja paari päeva tagused vaud ära, siis poeg magas mul lahtise aknaga siin paar päeva tagasi ja sai sääskede käest korralikult pureda. Ja hommikul siis tõusis üles, näitas oma kätt ja oma põske ja see oli ikka tõesti päris kurb oli seda last vaadata, noort meest, eks ju. Ja siis ta ütles, et ema, palun aita mind ruttu. Ja mõne minutiga oli paistetus maas ja sügelus kadunud ja mida ma siis kasutasin? Väga lihtsaid asju. Teepuu ja lavendli segu. Et sellel hetkel oli mul just see koht, et oi kui kurb, et ma pilti ei teinud. Et lihtsalt see hetk, kui kiiresti see kadus, oli see, kas tõesti on see võimalik. Ja teine viimane, ütleme, laupäevane vau oli see, et mu mees sai käe peale väikse põletuse, nii et tekkis selline tore põletusvill. Ja kui ma seda nagu nägin, siis mul on alati käekotis väike kotikene, kus on eterlikud õlid ja ilma Correct X kreemita ei astu ma koduuksest välja. Ja koheselt sai panna peale Frankit ja siis läksime sõbra juurde, tema laenas veel lavendlit, sest lavendel oli mul tühjaks saanud ja Correct X-i ja eile õhtul ei olnud tal enam mitte midagi, et see oligi nagu kadunud. Et ja näha see koht veel on, aga ta ei tea sellest valust ega sellest mitte midagi, kes on saanud põletada, siis ta teab, mitu päeva see koht on hell. Aga minu tänane enda vau oli see, et läksin kohvipausile, tegin teed ja nii kiire oli ja siis võtsin kiiresti lonksu ja ma põletasin oma keele ära. Kes on seda tundnud, siis teab, kui vastik see on ja mitu päeva see vastik veel on, see keel on tuim. Ja siis ma jooksin ruttu oma kotikese juurde ja võtsin siit viirukit, tilgutasin endale suhu, panin keele sinna tilga sisse ja see oli, ütleme minut ja see on unustatud. Mu keel on täiesti okei, et need on need hästi lihtsad nipid, et minu vaud olid sellised lihtsamad, aga ka väga elulised. Ma arvan, et kõik vaud on väga ägedad rääkida,
et me ei saa alahinnata ühte või teist, on ju. Absoluutselt mitte. Ja vahel ongi, et lihtsates asjades peitub see võlu, on ju. Aga kui me räägime siin nendest eeterlikest õlidest, et siis tekib nagu küsimus, et kas eeterlikud õlid on ainult naiste maailm? Või mis te sellest arvate, et kas see kuulub ainult naistele või ka meestele? Kas ma võin esimesena rääkida? Ja loomulikult võid. Ei, vaadates meie perekonda, siis kindlasti mitte. Kui meil peres on naisi küll rohkem kui mehi, on ju, aga see üks mees selle eest võtab nagu täiega. Et me olemegi selles mõttes pere, kus doTERRA on elustiil, on ju, ja minu mees Eero siis kasutab eeterlikke õlisid igapäevaselt. Võtab vitamiine, kasutab tee sisse, täidab difuusereid ja näiteks läheb jõusaali, on ju, siis teeb oma selle pudelikese valmis, on ju, ja siis seal nuusutab ja neil juba seal on niisugune naljanurk ka, et mida seal mehed seal nurga taga nuusutavad, et mõned tulevad jälle küsima, et mida siin nuusutatakse, on ju. Et on omad siuksed väljakujunenud rituaalid, mis on Eerol nagu juba tekkinud ja lisaks sellele on ta nüüd selle viimase talve jooksul ka päris erinevaid vene arste kuulanud, kes kasutavad doTERRA eeterlikke õlisid ja nende kursused läbinud, nii et see ei ole ainult naiste maailm, see on väga-väga suuresti meeste maailm. Ja Amira kohe räägib siia juurde, kui suurelt ta tegelikult meeste maailm on, on ju? Jaa, ma võin teile lisada, et just nimelt, et mina polegi nii meeste maailmas oma nagu veel varem sees olnudki selles mõttes, et kui ma olin, eks ole, kõhutantsija, siis see oli täielikult, eks ole, naiste maailm. Selle ütleme, et niimoodi siis nagu 97% täielikult, östrogeeni üle ujutus oli, eks ole, et naishormoonide ja siis see omavaheline naiste klatš ja siis kõigu see kasside kisklemine. Ja tõepoolest selles maailmas, et kui ma võrdlen nüüd doTERRA elu oma kõhutantsija eluga, siis doTERRA elus on ikka kohe nagu 50% mehi ikkagi sees. Teate, kui palju, kui ma käin perede juures või keda ma nõustan või mehed on tihti ka need näiteks ütlevad naisele, et kuule, et kuula pigem seda, et ära mine sinna, ära võta jälle neid rohtusid, vaata, kuula seda, eks ole ju. Ja muidugi on ka mehi, nagu te teate, kes on loomulikult, eks ole, kinni või nagu ei ole nii avatud selles osas. Aga pange ka tähele seda, et näiteks, kas te teate, et doTERRA asutajasid on tervelt 7, on ju, see on grupp väga imelistest inimestest, kes tulid ja panid oma pead, jõud ja ressursid kokku, eks ju. Ainult üks nendest on naine, ülejäänud on kõik mehed. Ja mina olen ka hästi palju käinud, eks ole, doTERRA nendel globaalsetel konverentsidel, kus on, eks ole, 35 000 inimest koos olnud. Seal on, mitte domineerivalt võib-olla, aga väga palju mehi, nii et kohe kindlalt, teate, tervis, võib-olla kõhutants võib-olla ei huvita kõiki mehi, aga tervis huvitab ka mehi, nii et seda ei saa kohe mitte mingil juhul väita, et see eeterlike õlide maailm on ainult naistele, see kohe kindlasti ei vasta tõele, sest et tervist on ka meestele vaja. Just. Sinu puhul oli just sama lugu, et Veiko oli just see, kes hakkas sul hommikuti ju viirukid keele alla tilgutama. Ja nüüd on see, et kui viiruk hakkab otsakorrale jõudma, siis mina enam viirukid keele alla ei saa. Et ma olen tõesti see õnnelik naine, et ma olen ise natukene laisk, ütleme ausalt, et kui mul ei oleks minu meest, siis mina iga hommikul ei saaks viirukit ja kopaiibat. Aga kui viiruk hakkab otsakorrale saama, siis mina ei saa, sest et ta on juba nii tubli mees, et ta hoolib ise endast rohkem ja see ongi õige. Ja kusjuures minu mees on ka see, kes paneb difuuseri täidab ära ja vitamiinid on ka tema pärusmaa, hommikul on portsud meil laua peal valmis. Vahel ta küll võtab selliseid huvitavaid ja siis ma küsin, et miks sa selle võtsid hommikul vara, selle näiteks adaptivi ja siis ta ütleb, et ju on vaja. Ja ju on vaja, siis on vaja. Aga näiteks, et siin me räägime praegu natukene nagu sellistest natukene soliidsemas eas meestest, eks ju. Aga kuna mu teine eriala on massöör, siis ja mu poeg on sportlane,
igapäevaselt käib trennis, siis minu juurde satub üsna palju noori sportlasi ja vot nende peal ma kasutan nagu hästi palju lihast lõõgastavaid neid õlisid ja kui ma nende käest küsin, et ma annan valida, et kas ma teen massaaži eterlike õlidega või ilma, siis alati poisid ütlevad, et kasuta eterlikke õlisid, et see on nagu selline tore, ju siis meeldib ja alati tahavad nad ka nuusutada, et mis on see konkreetselt, alati ma annangi nuusutada seda segu, mida ma neile siis ka selja peale panen. Siis teine on see, et igas trennikotis peab olema Deep Blue kreem ja teine asi, mis minu poeg kasutab, on Motivate'i õli. Et ta kasutab seda just siis, et kui ta tunneb, et on vaja teha midagi, mis tundub natuke võimatu, siis seda kasutada, et mul oli, kasutas ükskord Motivate'i üks noorsportlane Jett või nüüd ma võin, jah, Jetti sõidab väga kõrgel tasemel Eestis ja väljamaal ja siis oli ka see, et tal oli vaja ennast ja Jetti katsetada ja siis ta ütles ka, et kui tema poleks Motivate'i, siis tema poleks julgenud neid asju teha, mida ta vee peal tegi, et ta suisa lendas seal, et see on nagu nii äge, et poisid julgevad kasutada, mehed, et see on nagu ongi see, et see ei ole ainult naiste maailm, et mingid õlid või kreemid, et tegelikult ei ole ju doTERRAl ainult õlid, vaid meil on nii palju igasuguseid erinevaid tooteid ja näiteks noored mehed on tellinud just nimelt näo hooldussarja, mis on punnide vasta ja see on nagu hästi äge, et ei ole see, et mis asja, mingi punni asjad on nagu naiste teema, ei ole, on ju. Et see on nagu tore, et mina ütleks ka, et mehed, meie majas mehed kasutavad väga-väga julgelt neid tooteid. Aga siis selline natukene teist laadi küsimus teie jaoks. Et kui me juba rääkisime, eks ju, meestest ja igasugust muust, eks ju, et mehed ka kasutavad, siis konverentsidel käies oleme aru saanud, et mehed on tegelikult doTERRAs kõige kõvemad müügimehed. Aga kuidas teie nagu arvate, et kas doTERRAga on võimalik saavutada rahalist vabadust? Et kes teist alustab? Amira, Margit? Ma võin alustada. Alusta. Ja. Et kas mul on lootust? See... Tead, ma toon, vaata, ma ei saa üle kui ümber oma nendest, vaata see, mis nagu me kõik, eks ole, need kogemused, mis meil elus on ju, me toome neid näiteks ja üritame, eks ole, nagu panna taldrikule kuidagimoodi. Minul on see, et mina kuidagi teadsin juba siis, kui ma olin hästi noor, 18, ma millegipärast arvasin, et minule 8-5 töö ei sobi. Ma olin mitte, et ma tahtsin nagu ninakas olla, vaid ma olen hästi loov ja hästi kärsitu ja hästi muutlik ja sellise nagu mustlasingega pigem, eks ole. Ja võt sellest võib-olla toimub ka, et miks ma olen nii palju erinevaid selliseid niisugusi äriplatvorme nagu proovinud, eks ole. Ja näiteks, aga ma teadsin ühte asja oma elus. Ma ei saa lihtsalt midagi kas müüa või tegeleda mingi asjaga, millega mul ei ole seda tunnet. Pakutud kõike, igasuguseid asju siin elus, eks ju, sest et ma olen ka hea rääkija suhteliselt, ma võiks eskimoodele lund müüa, kui ma tahaksin, on ju. Aga mul ei teki nagu sellega kirge, on ju. Et näiteks, ja siis ma paningi tähele, et näiteks kui ma alustasin seda kõhutantsija karjääri, ma teadsin, et mingit variantigi ei ole, et ma saan mingisuguseks maailma tasemel tantsijaks, sest et ma alustasin seda asja nii hilja, on ju. Ja siis, kui mulle hakati selle eest maksma, siis ma nagu ise mõtlesin ka, et päriselt või? Et ma võin teile raudselt öelda, et enne oli kirg ja siis tuli raha nagu selle järel. Ja doTERRAga seoses on täpselt sama, te teate, et ma ei oskagi teile seda õnnistust nagu kokku luua, et mul on täpselt selline tunne, et ma teeks seda niikuinii või ma teeks seda ka nii-öelda tasuta, eks ole. Aga siis mulle veel selle eest makstakse ka, et ma olen nagu
ma olen nagu siis okei, et ma olen, teate, mida ma olen õppinud ka elus, ma olen õppinud vastu võtma, sest vaadake, me oleme suured, eks ole, sellised, me ei taha tead palju ja bla, ja siuke eestlaslik tagasihoidlik, mis meil võib ka kuskil juurdunud olla. Aga ma olen ütlenud, eks ole, et ma olen seda väärt, et nagu vastu võtta. Et ühesõnaga tõepoolest teate ja mis on isegi rahalistest hüvedest minu arust doTERRA puhul, rahaline hüve on täiesti saavutatav, sest et nagu ma ütlesin, sa tegelikult aitad kedagi, sind tasustatakse selle eest, aga teate, mis on olulisem või väärtuslikum kui see raha, on vabadus. See vabadus, et ma tõepoolest ei pea töötama 8–5, mul tekib nädalavahetus, kui mind kuskile kutsutakse, ma saan selle nädalavahetuse kõik ümber muuta, aga mitte nii, et kui ma töötasin medõena vaata haiglas, mul oli nädalavahetusel, sõbrad läksid pidutsema ja mina tegin öövalveid. Mitte alavääristada seda tööd, see on nii tänuväärne töö, aga minu point selle puhul on nagu teine, et see doTERRA rahaline hüve on üks asi, aga see vabadus on see, mida ma hindan võib-olla veel kõrgemalt, eks ole. Et võt selles, kui sa korra selle maitse suhu saad, et mis on olla oma aja peremees, sa tead, seda ma enam käest anda nagu ei taha. Siin ma lõpetaks. Väga Ma olen põnev. sinuga täitsa päri, Amira, et sama lugu ikkagi hommikul ärgates ja mõeldes, et appikene, kui toredas ja õnnelikus kohas ma olen, et ma olengi oma aja peremees. Et jah, mul on finantsvabadus tekkinud just tänu doTERRale. Mul ei olnud ennem seda, nagu ma ütlesin, ma alustasin 39 € lastetoetusraha tol hetkel, kui ma doTERRA enda ellu sain, on ju. Aga praegu ongi doTERRA minu töö ja minu hobi, eks ju, ja minu nädalagraafikud või minu tööteema, eks ju, millega pean tegelema, aga ikkagi mina olen see, kes saab otsustada, kuna ma teen, mida ma teen, kellega ma teen, kus ma teen, kas ma teen, eks. Et see on imeline ja tänuväärt tunne. Ja loomulikult, eks ju, rääkides seda, et kas saab seda finantsvabadust või et mingit toetust, kõik sõltub inimesest endast. Et selles mõttes, et kui oled hakkaja, siis absoluutselt saab, siin ei ole üldse piire. Aga see peab sind kõnetama. See on, doTERRA on selles mõttes, need õlid peavad sulle meeldima. Sul peab olema see oma kogemus või oma vau tunne, et sa usud sellesse. Seda ei saa teha, kui sa ise seda ei usu. Eks? Et see on nagu minu mõte. Et siis on mul nagu lootust. Sul on lootust küll, sest sul on usku ja sul on kogemusi, nii et ma ei ole näinud ühtegi inimest, kellel oleks esimese kuuga nii palju kogemusi, kui Anul oli. Täpselt siuke tunne, et nii kui Anu ära otsustas need õlid endale valida, siis need õlid näitasid talle, et vaata, sa saad siin teha ja siin teha ja siin teha ja siin teha ja Anu lihtsalt ainult kasutas ja neid kogemusi oli nagu nii palju, ainult aheta ainult, eks. Et see näiteks, kuidas mina nagu, võt see sama, nagu mis sa praegu välja tõid, oli see, et ma olin ju skeptik, sest et minu eelnevad kogemused ei olnud nagu kõige paremad, eks ju. Ja see oligi nii naljakas, et mina ei liitunud enda pärast. Mina liitusin oma mehe pärast, kelle tervis vajas hetkel tuge ja minu poeg ja minu lapselaps, kes vajas ka hetkel tuge ja kuna Margit puudutas just neid teemasid, allergiad ja sellised asjad, siis oligi nagu see, et mõtlesin, ma võiks ju proovida. Aga see allergia oli täiesti, üks allergiajuhtum oli ka muidugi selline hästi äge, aga siis oligi see, kuidas hakkas minu kõrval, minu ümber, minu sõpradel juhtuma täiesti selliseid crazy asju. Ja mul olid need õlid kaasas ja ma sain katsetada. Ja siis ma vaatasin, vau, need töötavad. Uskumatu, aga need töötavad. Et võt see oli nagu see, et see pani mind uskuma, et see on päris, see on tõsiselt päris, et siis ma tundsin, mina olengi nüüd arst, nii nagu Kersti ütles, et missioon on täidetud ja see on nagu, ma ütleks, et see on nagu narkootikum, et sa korra saad selle maitse suhu ja sa tahad seda veel ja seda veel ja seda veel, eks ju, ja nii ta järjest lähebki, et jah, usk on küll, et see on nagu, minu jaoks on see nagu see silm alati särav, et mulle see tõesti meeldib.
aga kuidas siis neid vau-asju saada, et kuidas osta omale doTERRA tooteid? Miks näiteks just teha endale doTERRA konto? Kas selleks peab olema alati konto omanik? Ja näiteks see, et doTERRA õlisid müüakse ju ka AliExpressis, Wishis, miks mitte sealt osta? Et kõik on võimalik ju saada, miks ma peaksin ostma või tegema konto. Amira, äkki räägid sellest, et miks see nii on? Ja nüüd me jõuame tõesti selles mõttes sellise ühtpidi proosalise teema juurde, eks ole, aga seda on tõesti, meil näitab elu ja kogemus, et seda tuleks nagu, sellest tuleks rääkida, sest tead, ma olen kohtanud selliseid inimesi, kes ütleb, jaa, ma kasutan doTERRA õlisid küll. Mõtlesin, aga kus sa nad saad? Oi, aga ma ostan oma naabrinaise käest. Mõtlesin, aga kas sa teadsid, et sa saaksid nagu ise ka endale tellida ja sul on seal hüved ja punktid ja ma saaksin toetada ja kõik. Oi, aga see naabrinaine ei ole mulle kunagi sellest rääkinud. Ja vot siin ongi see, et me ei saa ka mõnikord, eks ole, süüdistada neid inimesi sellest, sest et tõepoolest mõni inimene nagu ei räägigi sellest. Ja ongi, minu eesmärk ei ole praegu ka naabrinaist siin, eks ole, palkidega materdada on ju, vaid rääkidagi sellest, et miks pärast me peaksime ostma doTERRat ainult doTERRA käest otse. Mina näiteks põhimõtteliselt ise ei müü, kui keegi minu käest tuleb, ma ütlen sellele inimesele, et aga sa ei tunne mind, äkki ma olen kurikael, äkki see pudel on doTERRA pudel, aga äkki ma valasin sinna midagi muud sisse ja müüsin sulle pähe mingi muu asjana, eks ole ju. Ma toon mõnikord näiteid, eks ole, ma toon elulisi näiteid, ma ütlen, et kujutad sa ette, et sa oled otsustanud endale osta kalli auto, sa lähed Mercedese poodi, aga sa kapoti alla sa ei vaata, sest sa ju ei viitsi, sa usaldad, et sulle müüakse tegelikult ka Mercedes. Aga mis siis, kui sinna kapoti alla on pandud mopeedi mootor ja sina, eks ole, sest et mopeed on ka ju sõiduk, ta viib sind punktist A punkti B, aga ta ei ole nii testitud, ta ei ole nii turvaline. Tal ei ole, eks ole, sama tehnoloogia, mida on katsetatud, eks ole ju, sellepärast ongi, et AliExpressis need doTERRA pudelid, mida teile müüakse, ongi ainult see Mercedese kere, aga seal sees on mopeed või võib-olla isegi midagi muud. Et kui sa ei saa toodet otse doTERRalt, siis sa tegelikult ei tea kunagi, mida sa saad, sest doTERRA nüüd on nii populaarne, ta on niivõrd tuntuks saanud, et see tehti kohe järgi. See tehti kohe võltsiks, sellega, eks ole, jumal teab, mida sinna nendesse pudelitesse pannakse, juba sellepärast sinu enda pärast, eks ole, sa peaksid võtma seda toodet ainult otse doTERRalt. Ja siis on teine, see number 2 väga-väga oluline põhjus on see, et tegelikult arvake ära, ka Terviseamet on saanud sellest nii-öelda sabast kinni, sest Terviseamet on samamoodi tunnistanud ja ütlenud, eriti Ameerika Terviseamet, eks ole, kes ütleb, et jah, doTERRA õlid on tõepoolest nii-öelda nagu kõrgem klass, nad kuuluvad nii-öelda nagu peaaegu, et eks ole, ravimite nimekirja ja igaüks kasutab neid õlisid ainult oma vastutusel. Ja kui ongi, et kui sa oled, eks ole, naabrinaise käest selle õli ostnud, siis tegelikult ongi nii, et naabrinaine vastutab ka selle eest, mis sinuga peale seda õli kasutamist juhtub. Aga kui sa oled õli ostnud otse doTERRalt ja oma konto kaudu, siis nüüd oled sa ka nii-öelda Terviseameti ees teinud asja nii-öelda legaalselt õigesti, et sa oled omal vastutusel selle õli endale ostnud ja siis ongi eeldatud, et sa tead, kuidas seda kasutada, sa tead kõiki asju, mida teha, mida mitte teha ja kõik niimoodi veel. Ma usun, et siin on veel punkte, mida Margit ja Anu suudavad juurde lisada, aga need on need 2, mida mina tahtsin välja tuua. Margit, tahad sa midagi veel lisada? No võib-olla siis seda, et kui sul see konto on, et mis võimalused sul siis üldsegi on, et miks ma peaksin tegema oma isikliku doTERRA konto. Täpselt seesama teema, nagu just Amira ütles, et see isikliku vastutuse võtmine. Tänapäeval on nii tavaline, et meie eest võetakse igasuguseid otsuseid vastu, aga kas me kõige sellega nõus oleme? Aga kui me teeme enda isikliku doTERRA konto, siis ongi see, et me võtame vastutuse enda peale, me võtame vastutuse enda isikliku vaimse, füüsilise tervise eest enda peale. Me ise saame otsustada, kas me tellime, mida me tellime, kuna me tellime, kuhu me tellime, kui palju me tellime, kui tihti me tellime. Et seda kõike saab teha oma isikliku kontot omades.
lisaks sellele sa saad ju kõik tooted 25% soodsamalt kätte, on ju. Et need on niisugused hästi olulised asjad ja kontot luues sa võid teha niimoodi, et sa tellidki selle ainsa ühe korra, kui sa selle konto endale teed, eks ju, ja ongi kõik. Sul on aastaks ajaks ligipääs toodetele, mis on 25% soodsamad, aga sa ei pea rohkem tellima, kui sa arvad, et tead sa, nad ikkagi ei kõnetanud mind. Või siis teine variant, et sa tellid paar korda aastas ja on ka kõik väga okei. Või sa võid valida endale hoopiski nende hüvede saamiseks püsikliendi konto, mis tähendab seda, et sa teed igakuiselt tellimusi, sa saad osa toote promodest ja sa kogud tellimuste pealt punkte, mille eest saad siis tasuta tooted endale valida. Aga need kõik on valikud, et seal ei ole ühtegi sundlust, ühtegi trahvi ja kogu see asi võiks olla ainult puhas rõõm ja lõbu, kui ta muutub sinu jaoks kohustuseks ja selleks tundeks, et ma pean jälle tellima, siis asi pole õige, et see peab olema täiesti niisugune nagu kergusega tulev asi, need õlid tulevad sind aitama, mitte sulle raskust looma, on ju, et kui sa teed selle valiku, siis tee ikka selle mõttega, et nad tulevad sind aitama, mitte koormama. Ja kui sul on oma isiklik doTERRA konto, siis on sul ka kindlasti olemas tugigrupp. Et meil on olemas Facebooki gruppe, kus me saame üksteist toetada, kuhu saab oma küsimusi üles panna, teiste kogemusi lugeda. Et see on niisugune hea asi, et kui sul ei ole oma kontot, siis võib-olla naabrinaine ei tea sulle rääkida, mida teha ühe või teise asja puhul, on ju, aga kui sul on konto, siis sa lähed sinna gruppi ja küsid, et väljas on puugid, et mis nüüd saab. Et kas ma saan kuidagi ennast ja oma koera toetada sellega või et appikene sain päikesepiste, kas on miskit, mis mind aidata saaks. Eks? Et kui sul on oma konto, siis on nagu palju lihtsam nagu informeerida ja ühesõnaga tekib selline kogukond või info jagamise koht, kus inimesed saavad ühtemoodi aru ja saavad siis jagada oma neid kogemusi, mis nad on siis neid tooteid kasutades saanud, eks ju. Ja lisaks sellele, et tol hetkel, kui mina alustasin doTERRAga, siis oli kõik see ingliskeelne värk ainult, puhas doTERRA oli puhas inglise keel, siis antud hetkel on meil juba eestikeelne klienditeenindus, et kui sa tunned, et sul on vaja mingit spetsiifilisemat abi kodulehega või teemaga, siis meil on olemas eestikeelne doTERRA klienditeenindus. Lisaks on meil olemas terapeutilised olid veebileht, kus on meil eestikeelne tooteinfo olemas. Ja lisaks sellele on meil olemas ka minu e-pood, mille nimi on omapood.ee, kus on võimalik osta endale tooteid, mis aitavad sul eeterlikke õlisid paremini siis kasutada. Näiteks sa tahad mingit õlisegu teha ja siis on vaja rullikpudelit või sul on vaja puhastuseks saada spreipudeleid ja siis neid kasutada. Ja loomulikult, kui sul on vaja ennast harida teatud teemadel, siis on meil ka hästi palju erinevaid raamatuid, kus siis infot hankida. Nii et tegelikult kontot omada on väga tore, eriti praegu, kus on nii palju eestikeelset rahvast, kes seda kasutab ja eestikeelseid gruppe ja eestikeelset infot. Nii et ainult plussid, ma ütlen. Ma lisaks veel, see ongi see, et miks seda omada ja milleks need tugigrupid on nagu nii olulised, et isegi kui me kõik ei ole ju õppinud aromiterapeutideks, eks ju, et kui me läheme apteeki või kuhu iganes või saame sõbra käest osta ka doTERRA eeterlikku õli, on ju, ja kui ma ei tea tema kasutamisviise, me ei paneme puhtalt nahale, me võime see endale liiga teha, et selleks need tugigrupid on, selle jaoks on nagu tugiisikud, kes õpetavad ja aitavad, et kes aitab sulle luua konto, see teeb sulle selgeks ka selle esimesed alustalad ABC, et kuidas endale mitte liiga teha, on ju, et see on hea lause, et me õpime oma vigadest, aga tark õpib teiste kogemustest, et meil ei ole vaja ise ennast ära põletada, et pigem kuulata, lugeda, uurida, kui sul on koht, kus seda küsida, on ju. Et sellest on jälle hästi suur oht, et ostan naabri Mari käest, eks ju, aga ta ei ütle, kuidas seda kasutada. Ja siis ma issand, kui nõmed asjad on mulle müüs, on ju, et see üldse ei tööta, on ju. Et ma hoopis põletasin ennast sellega ära.
ilmselgelt võid sa põletada, sest sa saad nii ägeda õli, sest et doTERRA eterlikud õlid on nii võimsad ja nii puhtad, et õli ise on 50–70 korda tugevam kui taim, eks ju. Kui me võtame, et üks piparmündiõli tilk võrdub 28 tassi teed, on ju. Ahaa, aga kui ma selle ühe tilga nüüd panengi ja arvan, et ma nüüd õhtul võtan endale rahustavat, nagu me teeme piparmünti rahustavat teed, eks ju, siis ühe tilga piparmünti õliga tõmban ma endale sellise poweri sisse, et ma võib-olla hommikuni ei saa silma kinni, eks ju. Et siin ongi nagu see koht, et me peame teadma, kuidas neid õlisid nagu kasutada. Ja siin ongi see tugigruppide ja mitte ainult tugigruppide, vaid see tugiisik, et kuidas siis ongi see, et kuidas sa siis leiad selle inimese või kuidas siis, kes aitab sulle seda kontot luua, et pöördu ikkagi selle inimese poole, kes sulle doTERRA õlisid esimesena tutvustas või siis selle inimese poole, kes sind kõnetab ja kellega sa tunned, et sa saad oma murega tema poole pöörduda, kui sa abi vajad. Ja samas, et sa saad ka temaga oma kogemusi vahetada ja sa saad temaga vabalt lihtsalt suhelda ja sa tunned temaga hästi, et tegelikult on ka see väga oluline, et sa saad oma seda vau-efekti jagada, et alati ei ole see, et ma tahan ainult muresid jagada. Et see on nagu hästi oluline, et mitte see, et ma lähen, leian mingi koha, kus ma teen endale doTERRA konto, siis on see, et sa jääd nagu leidlapseks ja doTERRA paneb sind suvalise tiimi alla ja sa oled ikka tugigrupist ilma, et pöördu kellegi sellise inimese poole, keda sa tead, kes sind kõnetab ja sa tunned, et sul on temaga nagu hea suhelda. Ma ikkagi väga loodan, et ma saan selle Facebooki panna, kas siis kui ma laivina ei saa, siis teeme teise variandina. Et ikkagi, kui sina ükskord kuuled sellest laivist või sellest satub see video sulle ja sul ei ole seda oma inimest ja sind kõnetas see, mis me täna rääkisime ja sa tahad kuuluda meie õlisõprade klubisse, siis võid võtta meiega julgelt ühendust minuga, Margitiga, Kerstiga, Amiraga, Amira ehk Kerstiga, et heal lapsel mitu nime, et võta meiega läbi Facebooki ühendust ja kirjuta meile, me aitame sul selle konto luua, me aitame sind juhendada ja et sa leiaksid oma tee ja kirjuta meil, kui sa meile kirjutad, siis kirjuta salasõnaks My Live ja see My Live toob sulle konto loomisel väikese üllatuse. Et vaatame, mis see loob, aga üllatused veel täna ei lõppe ja Amira, sina tahtsid jagada meiega ühte vahvat uudist ja sellega seoses tekkis sul ka väike mõte midagi välja loosida, et räägi sellest lähemalt, et me küll ei saanud nüüd seda teha, et me oleme nüüd Facebooki laivis, aga siin on olemas meil chat ja saab siin siis chatis teha, vaatame, palju on meil neid inimesi täna siin, kellel ei ole Facebook või seda doTERRA kontot veel loodud, et vaatame, mis nüüd tuleb, et Anna siis ütle ise siis, kui aeg käima läheb ja kui lõpeb, et siis Sandra, meie assistent, aitab meid ja vaatame, kuidas meil läheb, et räägi, Amira. Jaa, absoluutselt. Nagu te teate, ikkagi aeg on nii väärtuslik ja täpselt meie hindame väga seda, et olete täna siia täna tulnud ja oma eks ole sellest esmaspäeva kaunist õhtust meie ühendanud, eks ju. Ja mina teen sellise auhinna, mis puudutab just neid, kes ei ole veel kontoomanikud või kellel ei ole veel seda ühte piletit, millest ma kohe räägin. Aga siis meil tekkiski mõtet appi, aga mis siis nendest saab, kes juba on kontoomanikud ja siis Margit ikkagi ütles, et kuule, et nende vahel loosime ka kõik midagi välja, et siis on nagu see võrdne, eks ole, nii et ära mine kuskile ja ole valmis panema chatiruumi, ole kindel, et sa oskad, kuidas moodi chatiruumi minna ja keegi juba hüüab, väga tore, eks ju, et siis sa paned oma nime sinna siis kirja, aga pane see siis õigel ajal.
praegu siis, kui mina kuulutan oma selle auhinna välja või selle, mis ma välja loosin, siis pane ainult sellisel juhul oma nimi sinna, kui sa veel ei ole doTERRA konto omanik. Ma annan selleks selle märgu ande, ma kirjutan ette, eks ole, läks ja vot siis sinna alla. Aga las ma kõigepealt ütlen, mis see on. Nii et teate, kuna, eks ole, praegu maailm on olnud suletud, eks ju, ja meil ei ole õnnestunud käia doTERRA konverentsidel, siis nüüd 4. ja 5. juunil toimub doTERRA Euroopa konverents online'is ja see on eestikeelse tõlkega. Nii et kui sul ei ole veel, eks ole, seda piletit, siis kindlasti tule sellele, sest ma tahan rõhutada teile, et need, kes me konverentsidel tavalistel käime, me ostame lennupiletid, ostame hotellid, me kulutame ikkagi, selles mõttes me peame sinna alla panema ikkagi suhteliselt palju raha selleks, et üldse konverentsile jõuda. Praegu konverentsi pilet maksab 25 € ja sa ei pea muud tegema, kui ainult pidžaama püksid jalga tõmbama, kui sedagi on ju. ja kohvitassi kätte võtma ja võib-olla plaanima mingisugused snäkid omale. Sa ei pea kodust ära minema, sa saad 10 tundi imelist informatsiooni ja mida sa saad veel, sa saad tundma õppida doTERRA hinge ja südant. Meie need omanikud ja need, kes doTERRA on loonud, tulevad isiklikult rääkima sellele konverentsile ja jagama. Veel üks asi, mis võtta kindlasti kõrvale, on need salvrätikud, sest nutta saab alati doTERRA konverentsidel, raudne värk on ju. Ja mina tahan, et sina, kes sa oled alles uus, sa kuulad täna võib-olla esimest korda meid, ma tahan sinule loosida välja doTERRA konverentsi pileti. Aga sa pead siis olema nõus sellega, et sa seda vaatad, eks ole, et sa registreerid, eks ole, maksad ära, sa saadad mulle nii-öelda selle maksekinnituse ja mina saadan sulle selle 25 € siis selle arvelt, eks ole, nagu tagasi. Nii et palun, ma teen nüüd sellise koha, eks ole, et see on siis nüüd ainult neile, kellel veel ei ole konverentsipiletit või kes veel ei ole doTERRA liikmed. Nüüd, kui mina ütlen sinna chati ruumi läks, siis sina paned sinna alla oma nime ja mina annan sulle selleks täpselt, oota, ma kohe panen taimeriga käima. Nii, taimer. Eks ole, et ma annan 2 minutit ja nii kaua saate küsimusi küsida, aga ma siis panen kõigepealt siia. Läks. Ja nüüd. Ja see, kes teeb endale nüüd ostab selle pileti, siis sellega ju tuleb kaasa õli ja pastapliiats ja märkmik ja siis üks väike paber. Sa saad veel näidata, mul on juba see lillepotis, et see paber ei ole lihtsalt lihtne flyer. See paber on selline paber, mis on vaja mulda pista. Et mina ei pistnud mulda. Mees pistis selle täna mulda ja mina nüüd ootan. Loitsu paneme veel peale ja vaatame, mis sealt tulema hakkab. Aga nii, Margit, räägi sina, mida sina täna loosid. Ja, võiks ikka mikri ka maha võtta, või tööle panna. Ühesõnaga, minu poolt oleks siis kingitus kõigile teistele ka valikuks, kellel on doTERRA konto ja võib-olla isegi on konverentsi pilet olemas, aga ma lihtsalt tahan tänada selle eest, et sa oled täna siia tulnud ja minu kingitus, mille me siis välja loosime, on Roosi kätekreem. See on minu lemmikkingitus kinkimiseks, see on minu igakuises tellimuses mul sees ja just sellepärast, et see on asi, millega ma saan iga kuu natuke head teha. Ja mis see siis tähendab, et kuidas ma siis head teen, on ju? Et see doTERRA Spa Roosi kätekreem on hästi mõnusa kerge roosilõhnaga. Ta on siuke hästi mõnusa konsistentsiga, soodustab siledat ja ilusat nahka. Laps täna katsus, kus emme, sul on käed nii pehmed. Huvitav, miks küll? Ja ta sisaldab siis looduslikke niisutajaid, mis jätavad käed hästi mõnusalt pehmeks, elastseks ja toidetuks. Ja nahale kasulike omaduste poolest on ta siis just selle roosi eetelike õliga rikastatud, just siis selle ehtsa ja meeli ülendava
roosi kroonlehtede aroomi saamiseks. Jah. Ma segan siis nüüd vahele, et vahepeal ma panin siis stopp, eks ole, 2 minutit sai vahepeal täis ja meil on seal siis, ma teen siis ära, Margit, selle või? Okei, tee ära. Ja, et sinna sai siis vahele, eks ole, 1, 2, 3, 4, 5 nime sai sinna vahele, eks ole, et ülejäänud nimed selle roosi kätekreemi jaoks siis tuleb järgmine, eks ole, see. Peale stoppi. Jah. Et mina viskan need 5 nime, mis seal vahel läks, siis on, eks ole, 1, 2, on, kontrollige mind keegi. Sandra, assistent, kas sa oled seal? 1, 2, 3, 4, 5. Mina saan ka 5 nime. Nii. Et siis teeme siis nii, rääkige korraks veel edasi. Ma annan teile teada, kui ma olen valmis kui ma jõuan selle loosi ratta juurde. Te ise näete, ma jagan seda laivis, et te teate, et ma ei peta. Okei. Aga nüüd on see, et kes tahab roosi kätekreemi, kirjutage, et te soovite seda ja Margit räägib meile edasi sellest imelisest kätekreemist. Ja, kui ma ennem rääkisin sellest, et frankincense tuli minu ellu ja eterlikel õlidel on kõrge sagedus, on ju, siis roosil on kõige kõrgem sagedus, see on 320 hertsi. Et kasutades seda kreemi oled sa tõesti hoopis kõrgustes. Aga veelgi erilisemaks teeb selle kreemi just selle toote eesmärk. Ja doTERRA Healing Hands Foundation on see, kuhu läheb selle toote tulu nagu 100%. Ei saa mina sellest mingit tulu, et punkte tagasi teenida või tooteid saada. Ei saa doTERRA sellest mingit tulu, et kõik läheb siis heategevuseks. Ja sihtasutus doTERRA Healing Hands on doTERRA Internationali registreeritud mittetulundusühing, mis on siis pühendunud elude parandamisele partnerluse kaudu, mis pakuvad lootust miljonitele kogu maailmas. Sihtasutus doTERRA Healing Hands eesmärk on tuua tervenemist ja lootust maailma, muuta võimalik elu haigustest ja vaesusest vabaks ning anda vaesunud kogukondadele lõppkokkuvõttes vajalikud vahendid iseseisvaks saamiseks. Ja selle hind on 18 € ning kogu see summa siis annetatakse doTERRA Healing Hands fondile. Nii et mitte mingisugust tulu ei tule ei mulle ega doTERRAle, vaid siis ainult Healing Handsile, mis siis ongi minu igakuine panus maailma hüvanguks. Et see on selline lugu. Nii, Amira, aeg täis, jah? Ja mul on nüüd nimed sisestatud, kuule, aga vahepeal ma näen, et kas Kristiina on kätt tõstnud. Keegi tahab midagi vahele küsida? Kristiina, võta siis mute maha ja küsi siis võib-olla järsku niimoodi või? Võib-olla. Või läheks tal äkki kogemata. Aga siis mina teen, kui te olete nõus, siis ma jagan oma ekraani ja ma näitan oma seda loosiratast. On see okei? Jaa. Nii, oota, ma vaatan, kas ma saan. Anu, sa pead mulle andma loa, et ma saaksin ekraani jagada. Sandra peab andma sulle loa, sest Sandra on praegu host. Sandra ja ka Amiraga, pane Amira hostiks. Nii. Aha, nii, nüüd ma olen host, ma näen, okei. Nii, las mina nüüd proovin sinna õige koha peale saada. Nii. Ja kas teie näete seda loosiratast? Jep. Ja, seal on 5 nime, nad on praegu täpselt sellises järjekorras, nagu nad olid sinna chatiruumi tulnud. Ja mina teen niimoodi, et ma teen ühe korra, ma segan seda kaardipakki ja tuletan siis uuesti meelde, see on siis, praegu läheb siis loosimisele doTERRA konverentsi pilet ja see konverents toimub 4.–5. juunil ja võitja peab siis selles mõttes tingimus on see, et sa pead registreerima selle pileti ära ostma, näitama mulle oma seda kinnitust ja siis mina maksan sulle selle raha tagasi, eks ole. Nii et ole siis veendunud, et sa nii-öelda pühendud sellele. Nii, ma teeme Las Vegas natuke, teeme korra kaardipaki segamist. Nii, nüüd nimed läksid sassi ja lähebki meil siis. Nii, noh, mine nüüd. Nüüd läks käima.
Ma ütleks siia juurde seda ka veel, et see on järelvaadatav, et kui see otse vaadata ei saa, siis saab järgi vaadata. Ja võitja on Tiia-Mare. Super! Palju õnne! Suur aitäh, Amirakene. Jaa, palun. Okei, mina võtan oma selle ekraani jagamise maha. Ma nii väga tahtsin ka. Ma ei pea maha võtma sellepärast, et sa paned nüüd järgmised nimed sinna loosirattasse. Et Roosi kätekreemi loosid sina ka oma selle ilusa toreda ketta peale, siis sa saad jälle meile näidata, siis on meil nagu põnev vaadata. Okei, aga siis teeme niimoodi, et pange nüüd ära ja siis... Kõik on juba pandud. Kõik on pandud ja ma paningi lõpp, nii et võta lõpu ja lõpu vahelt võtta nüüd need nimed. Stopi ja lõpu. Oota, kuhu sa need nimed mulle panid? Chatis on stopp ja siis ongi need nimed stopp ja siis sa näed, on lõpp. Chatis on need nimed olemas. Nii, aga ma pean sisestama need, mul läheb natuke aega sellega. Meie räägime nii kaua edasi, sina sisest. Mina panen nüüd ära stopp siia, okei. Teie rääkige nii kaua juttu, mul läheb natuke aega sisestamisega, okei? Sa võid ennast mute'i peale panna. Et jah, ma annan endast parima, me teeme sellest igastahes see, et see oleks järgi kuulatav. Et hästi vahva oleks tegelikult veel siin chatis näha, et kas oli ka teie jaoks midagi uut, midagi põnevat, kas on veel mingeid küsimusi, millele te tahaksite vastata, et me täna tõesti ei räägi protokollidest ja muudest sellistest asjadest, aga oma kodu puhta hoida, kui sa soovid ja olla kaitstud, siis kasutage oma diffuuseris on-kaardi segu, siis tüümian, et kas siis kasutate selles diffuuseris või siis kaela diffuuserites või kus iganes, et on-kaart on see, mis kaitseb meid mitmete asjade vastu, et need on need asjad, mida me saame kasutada ja loomulikult, kui kogu aeg igal pool poodides, kus te näete, on kätepuhtus on kõige olulisem, siis palun kasutage looduslikku kätedessainet ja see on on-kaart. Et kes on juba kontoomanik, võib minna vaatama salapesasse ja näha minu katseid selle tootega, siis need töötavad tõeliselt hästi ja need on parim kaitse sinu jaoks. Mina ei kasuta teda ainult kätedessina, vaid kui ma lähen poodi, siis ma lasen seda endale peale ja see tõesti töötab. Et vaatame, kas on veel siin mõni või tahad sa lisada, Margit, veel midagi? Ma oleks lisanud võib-olla ühe asja, mis ma jätsin ennem ütlemata, just see, et kui sul on oma isikliku konto tegemise mõte ja sa oled võib-olla hirmunud selles, et kui ma selle konto teen ja ma ikkagi ei taha, et mul see konto oleks. Et see, kui sa ei taha tellida doTERRAt, eks ju, siis sellest väljumiseks ei ole vaja mitte midagi karta. Siin ei tule ühtegi trahvi sellepärast, et sa ei telli või et sa tahad kontot sulgeda. Või ühesõnaga, see on täiesti hirmuvaba. Sa ei pea mitte midagi kartma. Ei ole kohustusi, ei ole trahve, ei ole salajasi makseid või mingit sihukest asja. Et kõik on selles mõttes hästi hea ja kerge ja lihtsalt sujuv. Et selle hirmu võib nagu täielikult ära unustada. Et ma võin ausalt rääkida oma südamest, oma kogemusest, et 7 aasta jooksul ei ole ühtegi trahvi saanud. Mina ka mitte. Ja paljud inimesed veel kardavad seda, et nad peavad kuhugi panema oma krediitkaardi andmeid või mis iganes. Kui sina oled just nimelt see inimene, kes ei taha oma krediitkaardi või siis debetkaardi andmeid kuhugi panna, sa ei pea seda tegema. Sul on võimalik ülekandega tasuda ja see on täiesti okei, aktsepteeritav, et mis minu jaoks oli doTERRAs jälle see vaukoht, et mina olen see persoon, et kui mul tulevad mingid, kui keegi ütleb sõna peab, siis minul on kohe stopp, mina ei pea midagi. Mina olen vaba lind. Selles suhtes, et doTERRA ongi see, et
sul ei ole kohustusi, sul on ainult võimalusi ja see on täpselt see, et kui hästi sa ise oskad selle doTERRA enda jaoks tööle panna. Kõik võimalused on olemas ja ka see, mis me ennem unustasime öelda, et kui sul on juba oma doTERRA konto või kui sa seda lood ja ütleme, et juhtub midagi selle pakiga või on mõni toode puudu, mis iganes, siis sa teed pildi ja sulle koheselt saadetakse järgi, see on 100% garantii. Vot see on veel see turvalisuse koht, mis minule doTERRA juures meeldib, et see, kuidas on see eestikeelne klienditeenindus ja kõik see, et kellel on keeleprobleemid, siis enam ei ole seda probleemi, et tõeliselt vastutulev firma on see minu jaoks. Hästi lihtne on asju ajada. Kas sa, Kersti, jõudsid valmis? Ja siin oli tunduvalt rohkem vaja nimesid sisestada. Kas me teeme selle kätekreemi valiku ära, eks ole ju? Ma siis jagan uuesti seda ekraani ja teate, mis või? Nüüd on ka niimoodi, et kuna neid nimesid oli palju, et kontrolli ka see korraks ära, et sinu nimi ikkagi on seal olemas, eks ole ju, et vaatada nagu korraks üle. Ma liigutan seda natuke üle, et näed, nüüd on see on nagu, ma hakkasin alt peale, ma hakkasin viimasest ja ma niikuinii teen selle kaardide segamise ka, eks ole. Nii, nüüd ma läksin, eks ole, siin oli see viimane nimi ja siis läks, et need jäävad ainult sinna, kes on nagu sealt peale stoppi, me enam nagu uusi nimesid siia juurde ei võta, eks ole. Kas kõik on hästi? Ja? Tundub, et on siis, aga siis ma teen niimoodi, et ma teen ühe kaardi segamise. Näed, siin on see shuffle, ma vajutan korraks seda. Nüüd kõigil võidad tihtu. Nüüd läksid nimed segamini ja nüüd loosiratas valib meile välja kätekreemi võitja. Nii. Vahepeal panin kätekreemi, aga uskuge mind, see, kes võidab, saab täiesti tutt uue kreemi. Siit seda purki ei saa. Juhuu! Ja võitja on Liis. Liis, kuna sa pannud oma perekonnanimega mitte midagi ole, siis kindel, et sa võtad ühega meist ühendust, eks ole ju, võib-olla Margitiga, et loodetavasti on sul see võimalus olemas, kuidas moodi võtta, sest me ei tea täpselt, kes sa oled lihtsalt Liis, eks ju. Liis Juust on nimi. Okei, siis sa tead, eks ju, vaata, siis peas, et jääb nagu alles. Kas Liis on juba kontomanik või ei ole kontot? Mina olen kontomanik. Ohoo! Seal on Liis, okei. Kas sa oled kasutanud seda kreemi? Ja ma tegelikult eelmisel kuul tellisin täitsa esimest korda selle ja ma olen ikka täiega fänn, et ma olen seda Citrus Blissi kätekreemi proovinud. See oli juba äge, aga see roosi oma, see lõhn, see on ikka mega. Väga äge. Palju õnne sulle, Liis, ja ma tahan öelda seda ka, et see roosi kätekreem ei ole meie peres ainult mitte kätekreem, et on ju need ajad, kui sai veel ujulas käia, eks ju, või kuskil spaas, siis mu noorema tütrel tekkis selline kloori vastu nahareaktsioon, siis peale dušel käimist oli kindlasti meil roosikreem, mis läks siis naha ärrituse peale ja võttis selle mõnusalt leebeks. Et ta pani nagu täitsa üle keha, kasutas seda. Ja me oleme kasutanud näiteks, kui sa oled kodust väljas, näiteks oledki mere ääres, on ju kõvasti tuult saanud ja tahad nägu ära puhtaks pesta ja sulle midagi muud peale panna näonahale ka, siis kõigeks. Isegi tundlikule nahale sobib see. Ja super hea teada, sest mul on siuke aastane või kohe varsti aastaseks saav beebi, kellel on selline hästi puhas beebi ja siis tema nahk on nagu indikaator, et niipea kui on midagi toidus või kusagil, mis ei sobi, siis tema nahk näitab selle kohe ära. Et selles suhtes on super, et ta on mu siuke õlibeebi, kes on sünnist saati õlidega kokku puutunud, et ma tean, et ma võin talle seda roosikreemi ka julgelt peale määrida. Ja, proovi. Teate, aga mul on veel üks väike pakkumine. Teate, kas te näete ja kuulete mind? Ja. Et
et tuli välja, et ma vist olin ise enne, vaata, ma vist rääkisin natuke segaselt, eks ole ju, et need, kes pidid osalema selles konverentsi loosis, need oli see, et noh, oletavalt just need, kes ei ole nagu konto omanikud, et kuna võitis see, kes on konto omanik, aga ma loomulikult ei hakka temalt seda piletit ära võtma, ma teen hoopis nii, et ma loosin ühe pileti veel välja. Kuidas teile see meeldiks? Nüüd peakski üle kontrollima need nimed sellest 5 nimest, kes on sellest 5 nimest, kes ei ole konto omanik. Võib-olla kogemata sattus sinna veel konto omanikke. Ja, ma arvan, et see on täiesti minu viga, et ma ei seletanud hästi, eks ole ju. Et ära muretse, Tiia-Mare, ma loomulikult ei võtta ära, niimoodi ma küll ei tee. Aga kes teil ei ole konto omanik praegu? Ma küsin korraks selgituseks, Amira, kelle vahel sa nüüd loosid, kas kõigi nende vahel, kellel ei ole konverentsi piletit või kõigi nende vahel, kes ei ole konto omanik? Tuleb välja, et mitte kumbagi. Kes ei ole konto omanik ja kellel ei ole konverentsi piletit. Just. Nii. Kas need on need 4 nime, mis jäid sinna alles? Kas need kõik selle kvalifikatsiooniga? Siin Loretta Pikman konto omanik, aga siin on kirjas, et Taive ei ole konto omanik, Anneli Alamaa ei ole konto omanik. Anu kirjutab, et ta on konto omanik, nii et nüüd on ainult 2 inimest. Issand, kui põnev. Selge. Siis ma teen seekord niimoodi, et kuna see asi oli segane, et olla võrdne kõigi vastu, mis seal siis ikka, mul ei ole üldse kahju, ma võin loosida ka absoluutselt teise välja, aga ma teen siis seekord on siis täitsa 2 nii-öelda uut, eks ole, kellel ei ole ei kontot ega konverentsi piletit, on mul õigus? Jah, need 2 uut. Nii, ühesõnaga, kas Taive või Anneli? Ma panen loosiratta käima. No. Ja tuleb vist jääb Anneli. Super, okei. Anneli võiti. Yes! Okei. Tore. See oli väga-väga ligilähedane võitlus, nii naljakas. Okei. Aitäh. No nii. Palju õnne. Aga võtke need, Anneli, ole hea, võta minuga ühendust, eks ole ju. Ja, väga tore. Ja minul on see, et kes nüüd 2 inimest, eks ju, üks siis konto omanik ja teine siis, kes ei ole konto omanik. Et minul on üks palve. Te saite need piletid. Aga mina tahan sellest midagi vastu ka saada. Kirjutage, mis teile konverentsil kõige rohkem meeldis. Mis oli see vau või mis oli see asi, mis teid kõnetas? Et meid kõiki alati kõnetavad erinevad asjad. Et ma panen selle laivi või siis selle YouTube'i lingi, kuidas me selle püsti saame, me paneme selle avalikult, te leiate selle kindlasti üles, me tagime sinna teid ära ja jagage meiega seda kogemust, mida te sealt saite sellest konverentsist. Nii lihtne ongi. Ja, ma arvan, et see on selles mõttes väga võrdne, et seda nagu vastu küsida, eks ole ju, et ikka meid ennast huvitab. Ja siinkohal ma ütlen veel ära, et homme, et kui sa oled nüüd meil see konto omanik ja sa oled osa meie Estoterra grupist, nagu sa tead, Estoterra gruppi saavad meil tegelikult ainult inimesed, kes on konto omanikud, eks ole, legaalsetel põhjustel me ei saa teisiti seda teha. Homme mina loosin välja veel 3 auhinda nende vahel, kellel juba on konverentsi pilet. Nii et tule ka sinna, et homme ma panen ka selle loosi veel püsti. Ma tulen juba täna varem kohale. Aga tõmbame siis naised otsad kokku, sest et natukene me oleme läinud üle aja, aga kui on hea seltskond, siis ja tegelikult jätkub meil juttu nii kauaks, et tegelikult me võiks homme hommikuni rääkida, aga jätame need mõneks teiseks korraks ka veel neid jutte, et ma arvan, et see ei jää meie viimaseks korraks, uurime välja selle tehnilise probleemi
ja tuleme, räägime mõni teine kord veel. Nii et aitäh, et te mu väljakutse vastu võtsite. Mul oli teiega nii tore olla ja ma olen siiralt tänulik. Et minu jaoks oli hästi vahva õhtu ja ma loodan, et kõigi teie jaoks ka. Aitäh minu poolt ka. Aitäh, et te andsite ja Anu, sa oled imeline liider ja sinu süda on nii õiges kohas. Aitäh sulle kõige eest. Aitäh teile ka. Ma olen täpselt oma juhtide ja eeskõndijate nägu, nii et kui teid ei oleks mind. Nii et ilusat, imelist õhtut teile ja kohtume jälle. Aitäh kõigile. Ja taega.